Tervist! Täna räägime paari sõnaga sellest, kuidas ennast aidata viirusinfektsioonide korral, kuidas käituda siis, kui infektsioon on, või siis kuidas seda vältida, et organismi tugevdada. Esimeseks siis immuunsuse tugevdamine, kasutades akupunktuuripunkte, on mõned väga lihtsad meetodid ja mõned väga efektiivsed punktid, mida igapäevaselt kodus ise saab teha. Selleks on erinevaid võimalusi. Üks variant on see, et lihtsalt masseerida punkte, panna sinna peale Vietnami salvi või kuldtähepalsamit. Teine variant, mida väga palju Hiina meditsiinis kasutatakse, on moksateraapia. Moksateraapia on selline, kus kasutatakse ravimtaimedest tehtud sigarit, mis pannakse hõõguma ja siis sellega soojendatakse punkte. Täna me teeme ühte punkte, mille nimi on Susan Lee. See on Maokanali 36 punkt ja selle punkti kohta vahel öeldakse ka, et ta on 100 haiguse punkte. Ehk mis ta toime on, ta tugevdab magu, ta tugevdab seedimist, läbi selle inimene saab paremini toidust kätte kõik vajaliku ja seda punkti kasutatakse väga palju immuunsuse tugevdamiseks. Et kui te seda endal tegema hakkate, siis tuleb teada või aru saada sellest, et kui juba on näiteks aktiivne viirusinfektsiooni aeg, siis ei ole mõtet seda teha, et see on pigem profülaktiline punkt. Ja selleks siis võtame moksasigari, paneme ta põlema. See on nüüd selline tavaline sigar, mille põhi taim on harilik puju ja ta ajab üsna palju suitsu, mis iseenesest on hea lõhnaga, kellel meeldib, kellel mitte. Aga hiinlased ütlevad, et ka see suits on viirusvastase toimega, et see, kui me sisse hingame, siis ta peaks ka hästi mõjuma. Nii, ja punkt, millest me räägime, siis on Susan Lee. Selle punkti otsimiseks peab kõigepealt otsima üles põlvekedra. Põlvekedra välimine alumine nurk, siin on väike lohk ja sellest lohust võtate 4 sõrme laiuse jagu allapoole. See punkt jääb säärelu servast natukene külgmisele, et siin on väike lohk. Kui te väga täpselt seda üles leia, ei ole hullu, et see piirkond on tähtis. Ja nüüd moksa tegemiseks on palju erinevaid võimalusi. Siin me teeme ühte lihtsamat teraapiat, et see ei ole otsene moksa, see on kaude. Ehk te lähete punkti juurde, soojendate, kui tunnete sooja, võtate eemale. Soojendate, võtate eemale. Ja seda teha siis 2, 3, 4, 5 minutit, kui te tunnete, et tähtis on see, et see punkt saab soojaks, läheb natuke punaseks ja selle tulemuseks on siis see, et peaks meie organismi immuunsust tugevdama. Selle kohta on legend, et kuskil Hiina külas elas 100-aastane vanamees, kelle käest küsiti, et kuidas sa nii kaua oled elanud ja nii tervena, siis ta ütles, et ta iga päev kõrvetas Susan Lee punkti endale. Et seda võib teha hariliku moksaga. Kuidas seda moksat kustutada, võite selle panna lihtsalt kas liiva sisse või riisi sisse, et siin ta ei saa enam õhku ja ta kustub ise ära. Teine variant on seda teha suitsuta moksaga. See on selline ravimtaimede, sööstatud ravimtaimed, mis on kokku pressitud, ta suitsu ei aja, natuke lõhna teeb, aga samamoodi võib seda punkti siis soojendada. Ja kas või iga päev teha mõlemal jalal. Ja see on nüüd üks reegel, et ei ole soovitav minna peale seda enam, või ütleme, see punkt ei tohi märjaks saada peale moksa tegemist. Et kui te teete seda, siis sellel päeval ei ole soovitav vannis käia, duši all käia, võib-olla käige enne ära, kui hakkate tegema. Nii, see on teine variant ja kolmas variant, kuidas ise teha, on selline väike moksakoonus. See koonus pannakse ka hõõguma. Ja kui ta on hõõguma hakanud, siin taga on kleps, see võetakse ära ja pannakse ta siia klepsuga punkti peale. Nüüd ta vaikselt ise seal hõõgub, hakkab soojendama ja ka see suits, mis siit tuleb, öeldakse nimelt, et moksasuits ise on väga raviva toimega, et seal on palju eeterlikke õlisid. Et pärast, kui see on ära põlenud, siis me näeme, kuidas suits ta hakkab allapoole liikuma, ta jätab naha peale sellise väikese nagu tumeda õlise laigu, mida siis ei ole soovitav ära pesta, et see veel stimuleerib seda punkti.
laseme talle seal natukene nüüd suitseda ja räägime edasi võib-olla mõnest teisest punktist, mida kasutada sellisel juhul, kui me oleme juba külmetunud või viirusinfektsiooni saanud. Et üks, mida nii profülaktikaks kui ka siis selle infektsiooni algfaasis, kui nina tilkuma hakkab, mida võib teha, on nina masseerimine. Et võite mõlemad käed soojaks hõõruda. Ja kui on soojad, siis nina külgi hõõruda. See parandab nina verevarustust. See stimuleerib nina niimoodi, et ta lõhnatundlikkus paraneb. Lisaks on ta hea, te võite siit veel ülespoole minna, üle otsmiku, üle lauba ja ka siit oimu piirkonda masseerida. See on väga efektiivne nina hingamise parandamiseks, mis omakorda on immuunsuse seisukohast tähtis selleks, et nina on esimene nii-öelda värav, kust kaudu haigustekitajad sisse tulevad kehasse. Järgmine punkt, mida saate ise kasutada, mis on väga paljud teavad seda punkti, paljud on kasutanud, on Jämesoole kanali 4. punkt, hõõguu. See punkt asub pöidla ja nimetissõrme vahel. Öeldakse niimoodi, et kui te need kokku panete, siis kõige kõrgem koht selle koha peal. Ja siin on ka niimoodi, et see on piirkond, et kui ta täpselt pihta punktile ei saa olla hullu, et te saate seda piirkonda masseerida. Ja seda ka, see on punkt, mille kohta öeldakse, et ta teeb lahti kõik ülemised avaused. See tähendab, ta on nina probleemide korral, silmad, suu, kõrvad. Et väga efektiivne punkt külmetuste korral, hambavalud, nohu, kõrvavalud ja nii edasi. Et ja mõlemal käel siis seda punkti masseerida. Seda võite samamoodi panna näiteks kuldtähepalsamit või mingit muud sellist natukene ergutavat, stimuleerivat salvi või õli sinna peale ja seda masseerida. Ja kolmas punkt, millest me täna räägime, on kopsukanali 11. punkt, Shaoshang, mis asub pöidla küüne lähedal. Kui me vaatame pöidla küünt, siis siin küüne ülemine ja siin ühesõnaga kahe küüne serva liitumiskohal. Et kui te panete sõrmed kokku, siis mõlemal pöidlal ta on siin küüne põhimiku sisenurgas. Ja see punkt on esmaabipunkt. Ja kuhu ta mõjub, on neelupiirkond, kõri, häälepaelad, tonsillid. Kui selles piirkonnas on valu, punetus, põletik, et esimesed sümptomid, kui seda tunnete, siis masseerige kas küünega seda või hambatikuga. See on üsna tundlik punkt. Nii kaua, kuni ta võtab sind neelupiirkonnast valu ära. Nüüd me oleme jõudnud sinnamaani, kus on ka Susan Lee punktis see moksakoonus lõpetanud töö. Nüüd võtame selle ära, et mitte sõrmi kõrvetada, kasutame selliseid väikseid tange. Võtame ära ja siin nüüd on näha, et selle ei kõrveta kedagi ära. Ja siin Susan Lee punktis on nüüd näha selline väike tumedam laik, mis ongi siis need moksa eeterlikud õlid. See oli väike ja lühike ülevaade sellest, kuidas te iseennast aidata saate, et tugevdada immuunsust või kuidas käituda siis näiteks viirusinfektsioonide korral. Et loomulikult see ei välista läänemeditsiini kasutamist ja neid on hea koos kasutada, et see on lihtsalt keha toetamine võitluses erinevate viirusinfektsioonidega. Ja terveks olemist ja tervenemist.